Tere, hea kuulaja ja vaataja. Me oleme taas siin Koma podcastiga ja suur rõõm, et täna Kristjan on tulnud minuga vestlema siia. Tere. Kas sa tutvustaksid ennast lühidalt? Ma arvan, et su nimi ja su nägu ei ole ilmselt võõras enamikele meie kuulajatele, aga siiski, kas võid ennast natuke lühidalt tutvustada ka? Mina olen Kristjan Luhamets. Olen Tartu Pauluse koguduse õpetaja. 45 aastat vana, abielus, 4 last. Elan Tartus. Sündisin Saaremaal. Vahepeal elasin Põltsamaal. Olen teeninud ka Kambja kogudust, elasin seal. Õppisin Tartu Ülikoolis, Kiili ja Leipzigi ülikoolis. Umbes selline on olnud minu elulugu. Ütle midagi põnevat veel enda kohta. Mis on midagi, mida enamik ei tea sinu kohta? Ja mida enamik ei tea? Ja? Sest mida enamik ei tea? Ma näiteks olen oma elus kandideerinud ja osutunud ka valituks Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse valimistel vene tudengite nimekirjas. See tuli kogemata. Ma isegi ei oska vene keelt. Nii et see oli eksitus või see oli päriselt niimoodi? See oli päriselt niimoodi. Sellepärast, et üks tore inimene küsis, et kuule, et kas sa tahaksid kandideerida, meil siin nimekirjas on vaba koht ja mõtlesin, et jaa, miks mitte ja nii läks. Ja just siis vene tudengite seas. No kuna kutsuja juhtus olema vene tudeng, siis tal ei olnud muud nimekirja pakkuda. Mesti oli selle nimekirja pealkiri. Nii et kui me täna siin vestleme eri konfessioonide teemadel, siis võime natuke laiemalt ka, et eri rahvuste teemadel ka. Jah, et ma arvan, et see on suhteliselt ebaoluline fakt, aga seda ilmselt paljud ei tea. Väga mõnev. Vanad universitased saab raamatukogust välja otsida, seal on kirjas. Seal on kirjas? Jah. Aitäh, et sa tulid pika maa Tartust. Me Eesti on küll väike, aga siiski Tartust Tallinna kohale tulla on oma teekond. Nii et aitäh, et sa tulid täna siia meiega rääkima. No rõõmuga. Ja ma vestlesin sinuga tegelikult eelmise aasta Põleval Pirnil meie noortejuhtide konverentsil lühidalt oikumeenilisest tööst. Kuidagi sattus ilmselt sellepärast, et ka seal keskkonnas meil on palju erinevatest konfessioonidest noori. Sina ise oled Luteri koguduse õpetaja, mina ise olen baptisti koguduse taustaga. Ja sellel hetkel ma mõtlesin, et sellest teemast võiks küll tegelikult rääkida. Et ma arvan, et see tekitab küsimusi ka noortel inimestel ja tegelikult kristlastel ka laiemalt, ka mittekristlastel. Nii et see on see teema, millest ma mõtlesin, ma võiks täna vestelda. Aga kas sa jagaksid, küsin üks alustava küsimus, et sina oled Luteri koguduse õpetaja. Kuidas su tee viis sind sinna sellesse kohta, kus sa täna oled? See tee tuli väga lihtsalt minu jaoks. Mind toodi ilmselt süles või lapse vankris. Sündisin nii, et minu isa sellel hetkel teenis Kuressaare kogudust. Minu ema samal ajal mängis orelit seal samas. Ja nii on see olnud ja ei ole olnud põhjust midagi muuta. On palju teisi, kes saavad kristlaseks ja neil ei ole kristlikku kodu, ei ole vanemaid, ei ole sellist püsivat traditsiooni olla kusagil, siis nad peavad nagu valima või seisavad küsimuse ees, et kus on minu koht. Mulle sellist küsimust ei ole keegi esitanud. Ma tean alati, et siin ma olen ja nii ongi hästi. Miks sa täna ütleksid, miks sa just Luteri koguduse õpetaja oled? Sest mind on siin tarvis. Peale selle, et su pere on sellega seotud olnud? Pere on esimene põhjus. Teine põhjus on see, et ma olen rahul selle olukorraga, et kui õpetus või miski oleks selline, mis ma tunneks, et ei ole õige, et siis ma vaataks ka ringi, aga ei, mul seda probleemi ei ole. Ja kolmas on see, et mind on vaja siin. Mulle meeldib olla seal, kus ma saan kasulik olla. Kuidas, Kristjan, sinu peres on olnud? Kas kõik on olnud alati luterlased või tegelikult ei ole? No nii palju, kui ma neid näinud olen, on ju küll olnud. Aga kui kaugemale minna, siis
minu isapoolne vanaisa sündis ja ristiti õigeusu kirikus. No, Luhamaal sündis, Setumaal. Kolisid Võrumaale ja läks Rõuge kirikus leiri, siis oli edaspidi luterlane. Minu vanaema, isa ema, oli evangeeliumi kristlane, kes 50. aastal liideti Oleviste kogudusse. Nii et ta lõpuks oli EKB liidu liige. Minu vanaema isa ema läks Hiiumaal baptisti kogudusse. Nii et neid kokkupuuteid erinevate konfessioonidega on. Minu oma tädi töötab praegu organistina Anglikani koguduses. Ja tädimees on baptisti pastor, kes täna teenib ka luterlikku kogudust Vancouveris. Nii et kõik on võimalik. Nii et ühesõnaga on ka perekonnataustad on kirjud tihti peale meil kristlastena siin Eestis. Ja võib-olla noored täpselt ei tea, mida nende esivanemad 100 aastat tagasi tegid. Uurige, seal on palju põnevat. Võib-olla leiate päris mitu konfessiooni ülesse. Kui täna keegi küsiks sinu käest, keegi noor inimene, kes alles otsib Jumalat ja otsib oma kohta, otsib oma kogudust võib-olla, siis kuidas sa neid aitaksid, et kui nad küsivadki, kuidas ma tean, kus on minu koht? Kuidas sa sellele vastaksid? Kuidas sa neid juhendaksid? Kui ta juba minu juurde on tulnud, siis ta juba ongi siin. Et mul ei ole otseselt vaja kedagi ära saata kuhugi, kui keegi tuleb minu käest küsima. Et oi, ära minu juurde küll tule. Et ei ole sellist põhjust. Kui keegi küsib, et millise konfessiooni ma peaksin valima, siis ma soovitan seda Jumala käest küsida sellepärast, et need on nii tähtsad otsused. Ma ei taha nõu anda. Pärast inimene pettub ja siis olen mina süüdi. Parem mitte. Aga ega ma ei oska ka midagi muud soovitada. Peale selle, mida ma ise olen näinud ja ma ise olen kogu aeg seal, kus ma olen. Et selle tõttu ega minu käest eriti ei tuldagi küsima, et mis konfessioon oleks parem, vaid kui inimene tahab saada ristitud, siis ma räägin, kuidas saab ja teen seda nii, nagu ma abiks oskan olla. Aga tuleme selle siis sellise võib-olla tausta või laiema küsimuse poole, et ma mäletan, kui mina olin ka noorem ja tekkisid mingeid vestlusi mittekristlastega, siis aeg-ajalt tuli nagu seda küsimust esile, et miks teil nii palju nagu erinevaid konfessioon on. See sõna on võib-olla võõras mittekristlasele, aga usulahke, jah. Et, aga noh, ka üldiselt nende jaoks vahel on võib-olla isegi segane, et kas see siis on erinev usk üldse teil või mis, kuidagi tekib see küsimus, et mis värk siis on nende luterlastega, baptistidega. Milline Eestis see ristiusk on? Jah, just täpselt. Et miks neid nii palju on ja kas te usute sama Jumalat või mitte? Kuidas sa avaksid seda küsimust? Miks on neid nii palju? No eks ikka meie patu pärast. Mitmel moel. On ju ajaloolisi kujunemisi. Need on leebemad hargnemised. Aga enamasti on ikkagi ju tüli ja riid ja mitte mõistmine ja 1000 aastat tagasi ühed rääkisid kreeka, teised ladina keelest, ei saanud omavahel täpselt aru ka, panid 11 kiriku vande alla. No sellised me oleme. Ja hiljem ka. Reformatsiooni ajast alates on tekkinud ju väga palju erinevaid usuliikumisi. Kes on rõhutanud ühte asja, kes teist asja. Ma arvan, et me eristumegi üksteisest põhiliselt oma vigade poolest. Et sul on sellised vead ja mul on sellised vead ja see, mis meil hästi on, see ühendab. Kristus on, mis ühendab. See on meil hästi. Aga mõni ütleb, et jutlus on kõige tähtsam, nagu Luteri kirikus. Mõni ütleb jumalateenistusele minemise asemel ka, et ma lähen jutlusele või jutlust kuulama. Et milline kirikõpetaja on hea kirikõpetaja? No see, kes hästi jutlustab. Selline mõõdupuu.
teine võimalus on rõhutada armulauda. See on kõige tähtsam. Parem kui iga päev oleks. Kolmas võimalus rõhutada näiteks püha vaimu ande. Keeltega räägid, tubli. Ei räägi, pead veel pingutama või paluma rohkem. Et on võimalik ka üle rõhutada. Siis on võimalik üle rõhutada liturgiat, on võimalik üle rõhutada ükskõik mida. Ka kõige pühamad asjad võivad saada kas või ebajumalaks. Me eristume oma vigade poolest. Ja selle poolest, et peame ennast paremaks ja siis eks seal selles segus on ka üks hea annus kadedust. Kui kellegi läheb väga hästi, aga no ma olen teistsugune, ma püüan siis kuidagi. Kiriku ajalugu ei ole väga ilus. Seega, kas võiks lühidalt öelda, et see, et meil on eri konfessioonid on tegelikult halb? Mõnes mõttes. Halb ja hea. Ta iseenesest on halb, sest Jeesus palub ka, et nad oleksid üks. Et kui me ei ole, siis see läheb ju vastuollu sellega, mis Jeesus palub. Aga õnneks Jumal suudab nii mõnegi halva asja pöörata heaks. Kaasa arvatud see, et nii palju konfessioone on. Näiteks ei ole meil ülemaailmset kirikuorganisatsiooni. Ainus, mis meid ühendab, on siis Jeesus. Ei ole paavst, ei ole liidu president, ei ole piiskop, ainult Jeesus. Kirikuid on palju killunenud, aga selles killustatuses me tunneme ära selle, mis meid ühendab. Muidu oleks oht hakata mingit kirikujuhti pidama rohkemaks, kui ta on. See on üks näide. Teine põhjus, miks konfessioonide olemasolu on hea, me oleme ju erinevad. Rõhutame üle erinevaid asju, meie vead on erinevad ja sellest tulenevalt me käitume erinevalt ja kui me eksiteele satume ja komistame, siis seda teeme ka erinevalt. Ja kui üks komistab, teine saab teda järgi aidata. Ja teine komistab ka, aga teises kohas, siis jääb selle esimene jälle abiks olla. Et tegelikult erinevad konfessioonid toetavad üksteist, aitavad, kui ühel miski õnnestub väga hästi, teine saab eeskuju võtta, me mõjutame üksteist. Ka ebaolulistes asjades, ka välistes asjades, aga õnneks ka sisulistes asjades. Nii et selles suhtes me oleme hästi läbi põimunud ja Jumal suudab seda killustatust ja meie rikutust pöörata millekski paremaks. Tulles ühe sellise nagu elulise näite juurde siin juhul on, ma mõtlen ühe teenistuse peale nimega tervikliku tervenemise teenistus, mis on tegelikult ju ka olnud vägagi siduv erinevate konfessioonide vahel. Ma tean, et sina oled seal kaasa teinud ja üks selle juhtidest, Veiko, on ju baptistikoguduse pastor. Et kuidas sa näed sellises kohas, kuidas see on mõjutanud? Kuidas sellises kohas on toiminud selline konfessioonide vaheline töö? No ma arvan, et tervikliku tervenemise teenistus on parim oikumeeniline sündmus üldse, mis ma olen oma elus näinud. Sest me püüame teha ja kui on sellised ametlikud oikumeenilised üritused on ka head, aga need on väga nagu ettevaatlikult tehtud, et keegi ei tunneks ennast kuidagi ebamugavalt, see on väga hea, aga tervikliku tervenemise teenistuses on see õnnestunud ja see on Jumala ime. See on õnnestunud kuidagi spontaansemalt. Ja ma arvan, et on õnnestunud tänu sellele, et ükski osapool ei ole hakanud salaja sellest kasu lõikama. Et nii tore, aga ma kasutan seda natukene ära, et kuna kõik korraldajad, eestvedajad on väga ausad, siirad
siis minul on sellest alati olnud tohutult rõõmu ja sellises kerges rõõmujoovastuses elan siiamaani. Isegi kui ma hetkel ei ole tervikliku tervenemise teenistuse mõnel sündmusel, siis seda jumalikku puudutust olen kogenud. Rõõmu sellisest konfessioonide ülesest vennad jumala ees erinevad, nagu me oleme igaüks omade puudustega, aga kõik toetame üksteist. See on imeline. Nii et aitäh kõigile, kes on oma osa sinna andnud ja kuidagi kaasa aidanud sellele. See oli väga hea näide. Sulle ka aitäh. Ja kuidas siis, ma küsin niimoodi ausalt, et kuidas see kasulõikamine näeb välja vahel? Mida sa oled näinud? Mis on see... Ma tooks negatiivse näite, eks ole. Ma ei taha tuua negatiivset näidet, sellepärast, et need on ju toredad inimesed ja ma saan nendega praegu hästi läbi. Muidugi. Ka siis, kui on minevikus olnud negatiivne näide, ma ei saa isegi vihjata, sellepärast, et nad saavad sellest kohe aru, kellest ma räägin. Eesti on ju nii palju väike, et ei ole võimalik rääkida anonüümselt. Arusaadav. Mulle meeldib, kui räägitakse anonüümsest, ma saan kohe aru, kellest räägitakse. Arusaadav. Ja, et neid näiteid on, aga need on õnneks möödas ja parem, kui nad ei sega meie elu. Kuidas siis, küsin siis niimoodi, et kuidas seda ära hoida, et kui tahtagi korraldada midagi sellist, kus annavad oma panuse erinevad inimesed eri konfessioonidest, kuidas nii-öelda minna hea peale? Kuidas seda teha hästi? Jumala abiga. Sest me oleme nii puudulikud inimesed, et ma arvan, et päris ise ei suudaks seda. Me ikka näeme seda oma kasu võimalust ja kuidagi seda tekki enda poole sikutada. Aga sellepärast ma ei oska ka tervikliku tervenemise teenistust ära seletada, kuidas see on õnnestunud. See on jumala ime. See ei ole normaalne, et see niimoodi läheb. See ei ole inimestest, et see on õnnestunud. Ja jumala abiga. Kui ise meelt parandada ja ise püüda ja kui näed, et teine ka püüab, siis on ju tore. Nii et siis eelkõige sellist alandlikku ja avatud meelt omalt poolt hoida? Jah, alandlikku ja avatud meelt. Õiget. Jaa. Aga alandlikust paluda jumalalt on väga riskantne, ta võib-olla annabki. Ja see alati ei tule nagu kergelt see alandlikkus, eks ole ju? No jah. Ja. Kui me nüüd võtame sellise Eesti olukorra seoses oikumeenilise tööga erinevate konfessioonide vahelise, siis nii palju, kui mina olen näinud, siis mulle tundub, et tegelikult on päris hästi. Kui vaadata meie Eesti poliitikat, siis me näeme palju mustamist ja palju inetusi ja nii edasi, aga mulle tundub, et vähemalt niimoodi avalikkuse suures pildis meil ei ole palju koledat, mis puudutaks nagu erinevaid kiriku ja usulahke. Aga samas, kui me vaatame mujale maailmasse, siis on seda rohkem näha. Kas sa tooksid mõne sellise võrdluspildi, et mida sa näed mujal, mida sa näed siin? Mitte, et ennast upitada, aga lihtsalt, kuidas olukord on. Aga meil läheb hästi küll. Sul on õigus, meil läheb tõesti hästi. Ma kuulasin Pereraadiost, kuidas ansambel Robi Rohi rääkis oma Gruusia reisist. Nad andsid seal ühel üritusel kontserdi ja rääkisid, kuidas siis seal vabas õhus üritusel baptisti pastor ja õigeusu preester omavahel diskuteerisid niimoodi, et politsei pidi neid lahutama. Meil õnneks selliseid asju ei juhtu. Meie oikumeeniline olukord on nii hea, et ma ei tea ühtegi teist kohta maailmas, kus ta nii hea oleks. See ei ole kergelt tulnud. See on hea sellepärast, et kõik erinevad konfessioonid üheskoos Eestis on ju vähemus. Me tajume ennast ühise väikese vähemusena. Kui keegi meist oleks selline suur ja võimukas, siis on tal lihtne olla teiste suhtes paha. Aga Jumal on kinkinud meile sellise olukorra, kus meil on kasulik olla hea.
üksteise vastu. Ja kui me tahame millegagi maailmas silma paista, siis oikumeenilised suhted kindlasti mõjuvad. Ja ma arvan, et see, mida põleval pirnil tehakse, laob seda vundamenti järgmise põlve headele oikumeenilistele suhetele. Sest kui noored on nooruses omavahel sõbrad ja kunagi nad saavad vanadeks, on mingites vastutusrikastes ülesannetes, ega siis vanad sõbrad üksteise vastu halvaks ei muutu. Kunagi olid, ütleme, Joosep Tammo ja Andres Põder lausa pinginaabrid ühes klassis koos. Olen minagi seda kuulnud. Näiteks. Hiljem olid mõlemad omas suunas juhtival kohal. Ja näiteks 1970. aastatel oli noori kirikus tunduvalt vähem kui praegu. Ja nad tundsid üksteist loomulikult ka väga hästi, kõiki. Ja hiljem juba kiriku juhtidena nad olid ikka need, kes nad olid noorena. Järelikult, kui praegu põleval pirnil tulevad erinevate koguduste noorte töö tegijad kokku, siis see sõprus kestab elu lõpuni. Ka siis, kui kunagi istuvad kirikute nõukogus laua ümber koos need samad, kes täna põleval pirnil näiteks. Nii, et meil siin Eestis on selliseks võtmeks kuidagi saanud see, et me olemegi väikesed. Meil ei ole palju kristlasi, mis muidugi me tahame, et see kasvaks, eks ole, me tahame, et see arv oleks suurem ja neid inimesi oleks rohkem. Aga see on meie praegu selline hea võtmekoht, et meil on hea koostööd teha, sest meid on niigi vähe. Jah. Ja meil ei ole sellist ilmalikustunud kristlust suures hulgas. On maid, kus kõik inimesed on olnud kiriku liikmed ja on ka need, kes ei ole väga usklikud, aga nii on kombeks. Ja nad mõjutavad sellega kogudust. On küll hea, kui me kõik vastu võtame, see on tore, aga kui see mõju hakkab maailmast sissepoole tulema, kogudus on nagu laev mere peal, eks ole, et kui laev on vees, siis on kõik hästi, aga kui vesi on laevas, siis enam ei ole hästi. Et kui see maailma meelsus tungib sinna kogudusse sisse, see juhtub kergemini siis, kui ühiskond ilmalikustub ja see hulk, kes ilmalikustuvad, juhtuvad olema kiriku liikmed, siis tekib selline õpetuslik pinge. Lääne-Euroopas mitmes riigis seda on ja sellega on tõsist võitlemist. Eestis oli see sama asi, aga forseeritud kujul Nõukogude ateism tegi puhastuse, et kes ikka küllalt usklik ei olnud, ei saanud kogudusse jääda. Selle võrra see, kes jäi, hoidis Jumala poole südamega ja nüüd meil ei ole seda võrdlust, et üks kirik on selline suur ja paha ja teine on väike ja hea või vastupidi. Et me mõistame üksteist paremini. Need on kõik olnud rasked ja ebameeldivad protsessid, mis on kokkuvõttes andnud meile täna väga head oikumeenilised suhted. Loomulikult me oleme jätkuvalt patused inimesed ja suudame vigu teha ja olla üksteisele ka pinnuks silmas. Ajakirjanduses kõige populaarsem teema ilmselt on Vene õigeusu kiriku teema. Aga ma arvan, et see on pigem poliitiline küsimus kui usuline. Pigem isegi rahvuslik kui usuline. Mis mingis mõttes väljub oikumeenia teemast, sest õigeusklikega me saame ikkagi hästi läbi.
õigeusklikud omavahel. Et see on nüüd see maailmapoliitika, mis natukene siia ka lainetab. Mis meie selline ohukoht on? Kus sa näed, et võib olla libastumiskohti? Libastada saab muidugi igal pool, aga ma mõtlen konkreetsemalt, et kas ohukoht oikumeenilises koostöös või ohukoht kristlikus elus. Ütleme sellises oikumeenilises töös. Või see, kuidas kogudus paistab ülejäänud inimestele. Sa mainisid siin seda, et on seda ilmalikustumise küsimust, et tuleb rohkem seda kogudusse sisse. Aga praegu on see vabaduse aeg, siis on kergem olla kiriku liige ka neil, kes kõhklevad ja kahklevad. See on kindlasti üks ohukoht ja ma arvan, et õpetuslikult hetkel kõige olulisem teema hoida sõna puhtana. Et see ilmalikkus ei tuleks kirikusse. Ilmalik, maailmalik meelsus püüda piiblit ümber sõnastada, seletada sellisena, et see meeldiks ka nendele, kes ise usklikud ei ole. Et see on nüüd aktuaalsem probleem. Aga muidu on ohukohti igal sammul ja kogu aeg. Me võime ju kadedaks minna. Kadedus on siuke tore asi, sest see ei paista välja kohe. On palju vigu inimesel, mis on kaugele näha. Kes on ikkagi väga pudeli põhja kukkunud, seda on kaugele näha, näost näha, lõhnast tunda ka. Aga kadedus ei paista nii välja. Järelikult on kadedust võimalik siin salaja kaasa võtta isegi koguduse keskele. Ja see teeb seal hästi palju paha. Piiblial on ju täis näiteid, kui paha on kadedus. Kain tappis Aabeli ja vennad müüsid Joosepi ja Saula ja Taaveti taga ja nõnda edasi. Kadedus ka tänapäeval rikub koguduste sees, mida iganes, rikub koguduste vahelisi suhteid, rikub oikumeenilisi suhteid. Alati on võimalik olla kade, ka siis, kui põhjust ei ole. Kade ikka võib olla. Ja see on üks ohukoht. Ja siis on oht anda järgi mõnele kiusatusele, sest oikumeenilises töös tihti on nii, et kes on aktiivsem, see ka võidab sellest rohkem. Ja siis on, võib olla kiusatus pöörata kuidagi see koostöö nagu oma kasuks. Aga teine see näeb ju selle ära ja saab sellega pihta. Siis tal kaob isu seda koostööd jätkata ja ongi suhted sealmaal. Et see on kindlasti ohukoht, sellised kiusatused. Ja mingi hulk ohukohti on ju meile teadmata, kus tulebki olla valvel, mis tuleb nagu järsku. See, kui ma tulen mööda kõnniteed ja järsku libastun, ma põhimõtteliselt tean, et kuskil see võib olla, aga ma ei tea kus. Nii on ka oikumeenilises töös ja koguduselus ohtusid võib olla ka ootamatuid. Kui võtta noorte tööd ja olles ise ka olnud noortejuht, siis mulle on tundunud, et ei ole raske praegu nagu noortel omavahel kuidagi koostööd teha noortekatel. Mulle nii palju, kui mina olen näinud eri konfessioonide noorte teenistusi, noortekaid reedeõhtuti, siis need palju ei erine üksteisest. Et nad on üsnagi sarnased ja ei ole raske kedagi omavahel külla kutsuda, teisele külla minna, koos midagi teha. Kas see on hea? Või on seal ka mingeid kohti, kus nii-öelda oleks tähtis, et noored teavad, kust nad tulevad, kes nad on, millisest konfessioonist nad tulevad? Ma arvan, et see ei ole halb. Ja see on niimoodi olnud kogu aeg, ka varem. Noortel on aega. Ma võiks ju ka käia siin ja seal, aga mul ei ole aega. Vahel isegi huvi pärast vaataks mõne teise koguduse jumalateenistust. Aga kuna ma enda kirikus pean jutlustama, siis ma ei saa ju minna. Mõnikord saan, aga harva võrreldes noorega, kes on ise oma aja peremees, läheb, tuleb siis, kui tahab.
nii et see on iseenesest nooruse eelis, ta saab avastada, tundma õppida, käia ja olen minagi niimoodi käinud erinevates kohtades. Et silmaringi laiendav, tutvusi, kontakte loov, see on hea. Sa ise nimetasid ära ka selle, et kodu peab ka ikka kuskil olema. Et see on ohukoht jäädagi kodutuks. Üks tuttav inimene on Tartus läbi käinud ilmselt kõik kogudused, mis seal eksisteerivad. Ja tulemus on see, et ta tunneb ennast suhteliselt nagu kodutuna. Et hea on käia igal pool ja käia külas, aga kodu peab ka olema. Siis on koht, kuhu alati tulla. Ja olla koguduses on mitte ainult tarbida ja saada, seal on lahe, lähme kuulame, vaid see on ka anda. Ja andmine on palju raskem kui vastuvõtmine. Tööd teha, vaeva näha, pingutada. Et siis tuleb leida see koht, kus ma saan olla kasulik, kus minu panus on väärtuslik ja siis saab jälle külla ka minna. See on alati niimoodi olnud. Minu vanemate aegu see oli niimoodi, minu vanavanemate aegu oli samamoodi. Minu ajal nii ja praegu ma vaatan ka Tartus üks noortekal käivad erinevate konfessioonide noored ikka satuvad, tulevad, vaatavad, mis nad teevad. Nii et see on noortele omane küll, et käiakse, suheldakse ja noored on avatud, neil ei ole ka mineviku negatiivseid kogemusi, pole jõudnud tekkida, mis on väga hea, ma loodan, et ei tekigi, mis takistaks niimoodi suhtlemist ja käimist. Kas sa näed mujal maailmas, et on ka nii, et noored on vabamad? Ma ei ole kõrvet maailma läbi käinud, ega ma kõike ju ei tea ka. Aga ma arvan, et see on midagi üldinimlikku, et noored suhtlevad kergemini ja vanad ajavad mingisuguseid vanainimeste tähtsaid asju. Nii et mulle kõlab siit palju läbi seda, et see on tegelikult õnnistus, et meil noortel nii-öelda on rohkem seda nii-öelda rikkumatust, et ei ole, kuidas öelda, mingeid valusaid kogemusi, mingeid põhimõtteid võib-olla liiga tugevaid vigu, nagu sa enne mainisid, kuhu me kipume kalduma või midagi üle rõhutama, et on rohkem seda avatust ja see on tegelikult suur õnnistus. Kui seda praegu kuulab keegi, kes on võib-olla rohkem tahaks öelda inglise keeles set in his ways, ehk siis nii-öelda, et on konkreetsed mõtted või arusaamad, kuidas asjad peaksid olema. Ja kui see inimene võib-olla tunneb ennast puudutatuna, et tema ei mõtle nii avatult. Kunagi minu isa pidas ühe matusetarituse Tartus Pauluse surnuaias ja omaks, et seal tegid midagi teistmoodi, kui tundus õige. Ja siis minu isa üritas neid nagu õpetada ja seletada, ei, et tulge siit või niimoodi ja nii. Nad väga ei kuulanud teda. Ja siis hauakaevaja järsku koputas minu isale õlale ja ütles, et ega sa ka kõike ei tea. Ehk siis andku jumal meile seda leplikku meelt, et ega ma ka kõike ei tea. Et siis jah, mõni asi võib olla teistmoodi ja minu meelest ka kehvemini, aga kui ta töötab, siis on hästi. Ma võiksin ka nõu anda kas või noortele, et tehke nii ja tehke paremini. Ma võiksin ideaalse teha, aga siis ma olen seal üksinda. Et tuleb lasta teha ja lasta olla ja ka vigu teha ja et siis me suudame säilitada nii põhimõtted kui armastuse ligimese vastu. Ja kui nüüd, kui mina olen üks nii-öelda lihtne inimene koguduses, kes ei ole nii-öelda kõrgel positsioonil, ei ole juhtimas, vaid kes lihtsalt käib teenistustel, võib-olla aitab mõne väiksema ülesandega. Mis on sellise inimese roll selles oikumeenilise töö hoidmises?
küll sul on keerulised küsimused. Oleks ma seda teadnud. Ma ei tea. Sinu roll oikumeenilise töö hoidmises. Meil kõigil on oma roll, kui me puutume kokku teiste konfessioonidega. Võib ju olla, et sa ei puutugi kokku. Kas sul siis ka mõni roll on, ma ei tea. Aga kui me puutume, eks siis tuleb nad välja kannatada. Praegu on sul õnnestunud juba üle poole tunni ühte luterlast siin ime hästi välja kannatada. Ma arvan, et see roll õnnestub sul suurepäraselt täita. Kas võiks mõelda ka niimoodi, et me igaüks tegelikult ju kristlasena saame teha omalt poolt seda, et me rääkisime siin juba alandlikust meelest ja sellisest avatud südamest ja suhtumisest. Aga et tegelikult ju isegi kui me räägime mittekristlastega enda ümber, siis me saame näidata seda avatud hoiakut ka väljapoole, armastavat suhtumist ka väljapoole, mitte nii-öelda rääkides oma konfessioonist kui sellest ainuõigest või oma kogudusest, vaid kui tuleb vestlustes üles ühte või teist küsimust, et siis saame ka rääkida, et tegelikult me kõik oleme, olgu siis ükskõik millise nimega see kristlane on, kas ta on luterlane või baptist või muu, et tegelikult rääkida armastuses üksteisest. Mittekristlaste kõige tavalisem küsimus on, et kus on see piir, kes on kristlane, kes ei ole. On erinevaid usulahke, kas nad kõik on kristlased või kust maalt nad enam ei ole. Ja kristlased on need, kes tunnistavad Jeesuse Jumala Jumalaks. Ja kes seda ei tunnista, Koranis on juttu küll Jeesusest palju, aga nad ei pea teda Jumala pojaks, ei ole kristlane. Jehova tunnistajad, mormoonid, et seal on kusagil need piirid, mis lähevad kaugemale, võime vaielda, et kas on kristlane, ei ole, aga kes ei kuulu sellesse oikumeenilisse ringi. See on nagu mittekristlaste kõige tavalisem küsimus. Ja vahel ka kristlaste enda puhul ka, et huvitav oleks teada, et kus on piir. Et kust maalt alates me loeme kristlaseks, kust maalt enam mitte. Ja eks see Kristus ise on selleks piiriks. Ja aitäh sulle selle mõtte eest. Kas sul on veel endal mõni hea lugu jagada, kus sa oled näinud sellist Kristuse ületavat armastust, mis ületab erinevaid põhimõtteid, erinevaid mõtteviise? Rasketes olukordades jäävad sellised asjad kõrvale, sest elus tuleb ju vahet teha, mis on tähtis ja mis on harjumus. Meid eristavad ju väga suures osas asjad, mis on lihtsalt kombeks, mis ei ole üldse tähtsad. Kas kirikuõpetaja paneb selga musta värvi talaari või valget värvi alba, mis tähtsus seal on? Aga selle üle saab vaielda. Aga teised küsimused, kas Jeesus on Jumala poeg, vaat see on nagu tähtis. Üks asi on kombeks ja on tähtis. Kui me seda suudame lahus hoida, siis me teame, millest kinni hoida ja millest lahti lasta. Kui tekivad pinged, siis tasub mõelda ka sellele, et pinge võib asuda kuskil mujal kui see, mille üle vaieldakse. Näide. Seesama kirikuõpetaja riietuse värv, iseenesest võib nii, võib naa, aga tuleb uus kirikuõpetaja, vaatab ringi, jõulukuusel hirmus koledad need tulukesed. Mingisuguse robustse juhtmega on kokku ühendatud vanad hõõglambi pirnid. Ja ta ütleb selle välja ka, et need on ju koledad. Aga ta ei tea, et ta ütleb seda inimesele, kes on nad ise teinud. Aga see inimene ei saa ka vastu vaielda, sest nad on tõesti koledad. Aga ta saab öelda, aga sa paned varet värvi riided selga. Ehk siis tekib mingisuguse tava, kombe, põhimõtte ülene arutelu, diskussioon, vaidlus, isegi tüli,
märkamata, et põhjus oli hoopis kuskil mujal. Et kui me suhtume armastuse ja lugupidamisega teise inimesse, siis selgub, et need välised asjad ei olegi nii olulised. Siis me suudame eristada seda, mis on meie usk, mis puudutab Kristuse küljes olemist, temast osa saamist ja mis on siis need muud asjad. Need muud asjad on ka olulised, need peavad olema. Ei ole võimalik juua vett, kui ei ole seda klaasi, aga klaas ilma veeta on üleliigne. Nii et see klaas on ikka tähtis, aga ta võib olla niisugune, naasugune, aga ta peab olema. Isegi kui see vesi tegelikult oli tähtsam. Nii et seda, mis on tähtis ja mis on raamistus selle ümber toetav osa, kui me seda suudame eristada, siis on oikomeenia juba hoopis lihtsamini tulev. Nii et tähtis on oma südant ka läbi katsuda ja aru saada, et kui midagi teeb haiget, kui kuskil midagi on pinnuks silmas, siis läbi katsuda ka seda, et mis see tegelikult on, kas on võib-olla kadedust hoopis, kas on, mis on selle juureks täpselt, millest tekib see halb tunne. Et kui on nii palju teised kõik nii pahad, siis tuleb küsida, et äkki on viga minus. Jah. Enamasti ongi. Enamasti ongi. Ja tegelikult, mida mina olen täheldanud, et kui püha vaim tegelikult toob üles mingi koha, kus on vaja meelt parandada, siis ta teeb seda õrnalt ja kui seda siis vastu võtta ja päriselt meelt parandada, siis maailm hoopis muutub. Jah. Vähemalt mulle tundub, et muutub, sest võib-olla muutusin hoopis mina. Just. Ja. Et siis juhtub see, et näed teisi inimesi teisi pilguga, olukordi teise pilguga. Ja midagi radikaalselt muutub. Suur aitäh sulle, Kristjan, et me võisime vestelda nendel teemadel täna ja rääkida, mida tähendab teha üle koguduste tööd, üle konfessioonide tööd ja mis on need rikkused ja mis on need valukohad ka, et millesse tähelepanu pöörata. Et suur aitäh sulle. Aitäh. Ja kohtumiseni. Nägemist.